Tere tulemast tagasi hamba aeroobikasse. Minu nimi on Hamba-Mari ja mina olen teie isiklik hambatreener. Ma loodan, et tänaseks on teil juba selge hambaharja ja hambaniidi kasutamine. Kui veel ei ole, siis vaadake ka meie eelmiseid osasid. Täna pöörame fookuse ühele väga tähtsale osale meie suus. Keelele. Keele peal elab väga palju baktereid ja need põhjustavad väga palju kurja, tekitavad halba hingeõhku, mis võivad ära rikkuda nii mõnegi tähtsa töövestluse, rääkimata intiimsemast situatsioonist. Selleks, et keelt efektiivselt puhastada, on meil vaja keelekaabitsat. Keelekaabitsat saab igast korralikust apteegist ja Kliinik 32. Kes tahavad endale keelekaabitsat? Keelekaabits on väga mõnus sellepärast, et seda on nii lihtne kasutada. Peale hammaste pesemist, kui suu veel parasjagu pastane on, siis võtame keelekaabitsa ja tõmbame sujuvate liigutustega tagant ettepoole keele peal bakterid minema. Näiteks nii. Minema! Minema! Ja kordame seda harjutust 4-5 korda. Minema! Minema! Teeme 5. korraga. Minema! Nii kaua, kuni kogu keel on puhastatud. Eriti värske tunde saamiseks loputame suu veel üle ka suuloputusvedelikuga ja kui te tahate, et teie suu oleks värske terve päeva, siis peale kergemat snäkki või söögikorda tasuks närida ka ksülitoliga suhkruvaba närimiskummi. Ksülitol on looduslik suhkru asendaja, mis bakteritele väga meeldib. Aga mida bakterid ei tea, on see, et ksülitol on neile surmav. Seega, kui suus on vähem baktereid, on sul värskem hingeõhk ja tervemad hambad. Seega olemegi katnud nüüd hambahoolduse ABC. Ärge siis unustage, peske hambaid iga hommik ja õhtu vähemalt 2 minutit, 1 kord päevas kasutage hambaniiti ja ärge unustage ka keelekaabitsat. Kui hoolitsete ise oma hammaste eest, ei pea tulevikus hambaravi peale rohkem kulutama. Mina olin Hamba-Mari ja te vaatasite hamba aeroobikat. Nägemiseni!